Mitte ainult linnaosa vanemana, vaid juristina tahan ka öelda, et tegelikult on see sündmus, mis täna toimub, see on õigusapteek Põhja-Tallinnas, siin Stroomi keskuses. Vaatamata, kui keerulised ajad ka ei oleks, inimene vajab abi. Ja tegelikult keerulistel aegadel on ka väga palju juriidilisi küsimusi. Võib-olla professionaalsete juristide jaoks nad ei ole võib-olla nii keerulised, aga seadused muutuvad väga kiiresti, on palju kriisiaja regulatsioone, seadusi ja inimene lihtsalt ei jõua sellega kaasas käia. Ta vajab abi, ta vajab nõu ja täna on koostöös siis Eesti Juristide Liiduga õiguspäev Põhja-Tallinnas ja nagu te näete, inimesed on seda oodanud. Praegu toimub aktiivne nõustamine, järgime kõiki koroonanõudeid, aga samas toimub töö. Nii et kui ma vaatan endise õppejõuna, et siia on tulnud nõustama kogenud juristid ja ma olen kindel, et inimesed saavad head nõu. Kahjuks nad ei toimu nii tihti, kui võiks toimuda ja me oleme mõelnud, et asutada oma õigusapteegi Põhja-Tallinna. Tegelikult meil on kompetentsi olemas ja me võiksime teha, et vähemalt ütleme iga kuu, et 12 korda aastas, mitte paar korda aastas, nii nagu ta tsentraalselt Tallinnas on, vaid vähemalt näiteks 12 korda aastas toimuks näiteks see, et see juba aitaks tunduvalt Põhja-Tallinna inimeste vajadusi rahuldada. Tere päevast! Loodan, et jõuluaeg on tulemas ja kõik advendiaeg on käes. Täna siis on Eesti Juristide Liidu poolt korraldatud koos Põhja-Tallinna linnaosaga tasuta õigusabi jagamine ehk siis õigusapteek. Toimub see siis 10. aastat, oleme seekord juubilarid ja konkreetselt selles samas majas oleme juba 4. korda. Anname siis, nagu te näete, juures olevalt pildilt, et tasuta õigusabi erinevatest valdkondades, erinevatele küsimustes ja see tähendab, õigusapteek ongi nagu esmane õigusabi, et kuhu minna, mida teha, milliseid dokumente esitada, kas tasub üldse edasi vaielda või ei tasu. Reeglina kõik need küsimused saavad siin täna vastuse. Ja kui üks ei oska, üks ametnik ei oska, üks jurist ei oska vastata, siis on olemas meil teine inimene, kes kohe aitab teda. Nii et selle õigusapteegi sünergia toimubki selles, et ühes kohas, ühes ajal on erineva valdkonna inimesed koos ja saavad anda inimestele tasuta õigusabi. Rahval on tegelikult väga palju muresi. Meil on hästi ulatuslik küsimused on pärimisõiguse, korteriühistute, perekonnaõiguse, lepinguõiguse. Nii et kõik valdkonnad on täiesti täidetud ja hästi intensiivne nõustamine käib. Järgmine toimub järgmine nädal Pirita linnaosa valitsuses 8. kella 10 kella 14-ni. Täpselt samamoodi. Meil on Tallinna linnaga leping, et me peame igas linnaosas ühel korral kuus vastu võtma, aga nõudlus on kindlasti suurem. Inimesed on arvamusel ja tegelikult ka põhjendatud, et õigusabi on kallis ja paljudele mitte kättesaadav, et just nimelt selline tasuta nõustamine, selline tasuta esmane õigusabi, mis annab kätte sulle juhised, sulle võimalused, et see on ääretult oluline. Nii et kindlasti meie oleme huvitatud, et elanikkond saaks rohkem teenendatud ja elanikkond on huvitatud, et nad saaksid rohkem õigusabi. Täna toimub siin tasuta nõustamine. Ja selline nõustamine on olnud meil ja toimunud praktiliselt läbi aastate. Ja see toimub kõikides linnaosa valitsustes, kes on palunud sellist nõustamist ja tasunud ka selle eest. Ja nendele inimestele, kes meie poole pöörduvad, on see täiesti tasuta. Ja siin osalevad erinevad juristid, notarid, kohtutäitur, siis mina olen võlanõustaja, spetsialiseerunud sellele, üldse lepingulised suhted, kohaliku omavalitsusega suhtlemine. Praktiliselt kõik õigusvaldkonnad on siin esindatud ja on
vastavalt sellele siis inimesed suunatakse nende spetsialistide juurde, millise probleemiga nad tulevad. Ma arvan, et küllaltki selline põletav probleem ja raske probleem on korteriühistute teema tegelikult. Ja muidugi siis ka võlgadega seonduvad küsimused. Sest nii nagu teada, siis Eesti inimesed on küllaltki suuresti võlgades. Ja igasugused rahalised probleemid, aga ka probleemid, mis seonduvad pärimisega, kinkelepingutega. Sisuliselt me oleme võimelised oma nõustajatega vastama peaaegu kõikidele küsimustele. Seni on olnud nii, et me tavaliselt karistusõiguslikele küsimustele meie poole ei pöörduta, aga vahel tuleb ka neid ette.